Ja nüüd, kallid sõbrad, kutsume lavale suure mitte-eestlasliku aplausi saatel Karmo Kivi, palun! Tere kõigile! Ja mul on ülimalt hea meel, et nii palju inimesi on võtnud omale elu muutva nädalavahetuse. Tõstke käsi, kui paljud jõudsid kohale eile juba. Pool saali. Väga äge. Ja tervitame ka neid, kes vaatavad online'is. Neid on päris palju üle Euroopa. Nii et tegelikult on see esimest korda, kus konverentsisaalist toimub siis otseülekanne ka online'i vahendusel. Nii et areneme, kasvame ja muutume järjest paremaks. Aga alguspunkt. Olete vahest mõelnud, et oleks vaja teha restarti iseendale. Sa vaatad oma asju, oma tulemusi ja mõtled, nüüd on see aeg. Ja siis läheb mõnda aega, läheb mööda ja sa mõtled, mitte midagi ei ole muutunud. On kellelgi sellist asja olnud? Tõstke käsi, ärge häbenege. Ja nüüd meil on vaja teha restart iseendale. Ja minu jaoks oli see restardi koht 2016. Seminar, Bob Proctor, online'is, muideks, nii et kes on online'is, tere. Ja see oli elumuutev, sest ma hakkasin aru saama seda, mida ma olin õppinud 4 aastat. Sest aru saamine alati eelneb tulemustele. Ja kui sa oled aastast aastasse lugenud eneseabiraamatuid ja mõtled, ma juba tean kõike, sa lähed järgmisele seminarile, konverentsile, mul oleks hea meel, kui te panete oma telefoni hääletu peale. Ja sa tuled sealt ära ja ütled, et ma teadsin kõike seda. Ja sa vaatad oma tulemusi, mitte midagi ei ole muutunud. On see ka tuttav tunne või? Ja tegelikult on see väga lihtne. Me kogume infot, aga me ei liigu tegevusse. Ja paraku tegevus on see, mis toob tulemusi. Mõtted hakkavad tooma asju meieni võimalusi, aga me peame liikuma tegevusse, et saada tulemusi. Ja kui ma käisin alguspunkt, tol hetkel Bob Proctori seminari nimi oli Paradigm Shift. Siis ma sain aru, ja mul hakkasid asjad kohale jooksma. Kõik see info, mida ma olin õppinud 4 aastat, hakkas paika loksuma. Ja see võttis aega 4 aastat. Ja kõige ägedam on see, et tegelikult, kui me mõtleme, ma olin 40-aastane ja ma ei teadnud lihtsaid elutõdesid. Kes ma olen, kus ma olen ja kuhu ma tahan minna. Ja ma tahtsin meeleheitlikult tulemusi paremaks saada. Kes on proovinud meeleheitlikult tulemusi paremaks saada? No väga visa, on ja. Ehk selleks, et me saaksime tulemusi muuta, on meil vaja avatud mõistust. Avatud ja mõistust. Need on 2 asja, millest enamus inimesi aru ei saa. Kui sa räägid kellelegi inimesele, kuule, sa võiksid seda asja teha niimoodi. Ta ütleb, ma tean. Olete kuulnud? Ma tean. Ehk kui sa ei ole avatud uue info vastu võtmiseks, siis muutused ei saa toimuda. Ja teine väga oluline sõna siin slaidi peal on mõistus. Avatud mõistust. Enamasti me oleme kinnised, me käime nagu klappidega hobused ringi iga päev. Kui keegi pakub meile uut võimalust, siis me ütleme, ei taha. See pole minu jaoks. On seda ka keegi öelnud kunagi oma tuttavatele, kui keegi pakub sulle ärivõimalust või investeerimise võimalust. See pole minu jaoks. Ehk sa kuuled informatsiooni, mis ei ole kooskõlas sellega, mida sina siiamaani oled uskunud, ja nüüd sa lükkad selle eemale. Nii et tänane päev, palun olge hästi avatud uutele ideedele, uutele vaatenurkadele, ja ma garanteerin, kui te lähete siit ära homme õhtul, vahepeal saate ikka magada ka, homme õhtul ära lähete, siis te olete teised inimesed.
ja kasutage seda aega, et suhelda oma vahel. Sest üks infokild võib kõnetada sind, teine sind, ja nüüd kui te oma vahel suhtlete, siis on ahaa, eureka, kokku jooksid killud. Ehk ärge olge need inimesed, kes, ma räägin ainult oma tuttavatega, vaid vastupidi, otsige neid inimesi, keda te ei tea, keda te ei tunne ja rääkige nendega. Sigrid, sina tulid Norrast siia. Heidi ja te tulite Soomest. Meelike, kus sa oled üldse? Seal, Holland. Ja kui keegi ütleb, et ma ei saa tulla, see on liiga kaugel ja see on Eestimaal, siis see kõlab naeruväärselt, olete nõus? Järelikult sa ikkagi ei taha seda muutust nii väga, et sa oleksid valmis tegema teistsuguseid tegevusi. Aga ma käisin eile andmas intervjuud just Eesti naise podcastile Vaimse tervise heaks. Ja Rita Rätsep ütles väga hästi, 1 + 1 on alati 2. Ehk kui me ühte tegurit ei muuda, jääb see alati 2. Aga enamus inimesi jooksevad autopiloodil, teevad samu tegevusi hommikust õhtuni ja loodavad teistsuguseid tulemusi. See ei käi nii. Me peame ühte tegurit muutma, et see muutuks 3, on ju? Või see muutuks 5. Aga meie oleme põikpäised. Ma olen eluaeg niimoodi teinud, minu isa ja ema tegid niimoodi. Mina seda ei muuda. Ja siis ühel päeval me avastame, et polegi suurt muutust olnud. Kellel tuleb tuttav ette, kui sa olid laps ja ema ütles sulle, miks sa tegid seda? Ja sa vastasid, ma ei tea. Läks aeg edasi, läksid kooli. Õpetaja küsib, miks sa tegid niimoodi? Ma ei tea. Sa lähed tööle ja ülemus küsib, miks sa tegid niimoodi? Ja sa vastad, ma ei tea. Sa ju tead? Ma ei tea. Sa ju tead? Jah, ma tean. Miks sa siis tegid niimoodi? Ma ei tea. Ja nad räägivad jumalast tõtt. Nad ei tea, miks nad nii käituvad. Nad saavad aru, mida nad peaksid tegema, aga nad ei tee seda. Mõtle, kui äge oleks, kui lapse käest küsitakse lasteaias või koolis, miks sa seda tegid? Laps vaatab otsa ja ütleb, kallis õpetaja, sa pead aru saama sellest, et mind on seadistatud käituma teistmoodi. Ja ennem, kui sina ei seadista mind käituma teistmoodi, ma jäängi nii käituma. Kas see vastus rahuldab sind? Ja ma kujutan ette õpetaja nagu, sest ta ei saa mitte midagi aru. Aga meid on seadistatud varajasest noorusest käituma teatud kujul. Kes saab aru eesti keelest? Tõstke käsi. Miks te saate aru eesti keelest? Ei tea, tead küll. Sulle õpetati. Ütleme nii, tambiti pähe see eesti keel. Ja need tulemused, mis sul käesoleval hetkel on, andke mulle andeks, need on teile pähe tambitud. Ja seal ongi vaja seda mõistuse seadistuse muutust. Sest kui me seda ei muuda, mitte midagi ei muutu. Ehk iga inimene on absoluutselt nõus, et ta tahab paremaid tulemusi. Ükskõik kui edukas ta on, ta tahab paremaid tulemusi. Ja alati on võimalik saavutada paremaid tulemusi. Ükskõik kui hea sa oled. Aga enamus inimesi ei tea seda probleemi põhjust. Nad ei tea, kuidas seda muutust esile kutsuda. Nad ei tea. Ja kui nad teaksid, siis nad oleksid seda ju teinud, olete nõus? Mulle väga meeldis, kui Bob Proctori käest kuulsin esimest korda. Kas sa teenid seda summat sellepärast, et sa tahad seda, kõik tõstsid, või sellepärast, et sa tead, kuidas seda teenida? Ja enamus inimesi teenivad, mida iganes nad teenivad, sellepärast, et nad teavad, kuidas seda teenida. Tegelikult see ei ole ju see summa, mida sa tahaksid, oled sa nõus? Muidu sa ei oleks siin. Nüüd, et küsimus on, kuidas läbi viia see seadistus. Nüüd me teeme väikest eneseanalüüsi. Milline on sinu elu olnud tänase päevani?
mõtle selle peale, võta paber ja pliiats. Ei ole, et me vaatame, kes on online'is, võtavad paberi ja pliiatsi. Ei ole lihtsalt niisama. Virgo paneb sealt tagant meil sellist mõnusat chill muusikat ja te saate mõne hetke, et mõelda, milline on olnud minu elu kuni tänase päevani. Suhted, finantsid, tervis, eneseteostus. Analüüsi neid punkte, me analüüsime neid terve nädal, sest ma tahan, et sa aru saaksid, mis toimub. Nii et üks paar minutit aega kirjutamiseks, kirjutage rahulikult, te jõuate selle nädalavahetuse jooksul väga palju ennast analüüsida. Sest minu ülesanne selle konverentsiga ei ole see, et Karmo ainult räägib, vaid et sina hakkad mõtlema. Ja ma lähtun sellest teadmisest, et ma tean juba praegu, et sa tead rohkem, kui sa teed. Ja ma tean, et sul on imeline mõistus, mille sa võid luua, mida iganes sa soovid. Nii et väike muusika ja väike kirjutamine. Ma arvan, et pidepunktid on kirja pandud. Ja nüüd õhtul saate jätkata. Ei lähe täna pidutsema õhtul kuskile Veenusklubisse või ma ei tea, mis siin veel on, need Amigod olid vanasti ja vaid õhtul võtate selle paber ette ja jätkate sealt, kus pooleli jäi. Järgmine küsimus on kõige tähtsam küsimus üldse. Millist elu ma tegelikult tahan elada? Ja mul on hea meel, kui sa paned praegu kirja, millist finantsi sa tahaksid omale, millist suhet, millist tervist, millist elukohta, ma ei tea, mis iganes sul pähe tuleb, pane see kirja ja ma tahan näha, sest me teeme kõige lõpus uuesti selle harjutuse. Kui palju oled sa oma eesmärke muutnud lühikese 2 päevaga? Ja ma luban, et see saab olema päris mäekorgune. Nii et anname taaskord selline paar minutit aega, et te saaksite kirja panna põhipunktid elust, kuidas te tahate elada.
Let's take a walk in the woods. Take your mind off, yeah, you should. Let's take a walk up to the moon. Take your mind off, yeah, you should. Come on, darling, follow me, you will see. Come on, baby, today is a good day, 'cause it's a sunny day. It's so bright, it's so bright, it's so bright. It's a sunny day. kuidas on, kas seda on lihtne teha või raske teha praegu? It's so bright, it's so bright, it's so bright. It's a sunny Kui sa oled selle peale enne mõelnud, siis on lihtne, kui ei ole, siis on praegu see hetk, et miks ta seda teeb minuga? darling, follow me, you will see. Come on, baby, today is a good day, 'cause Mis tunne sees tekib, kui sa kirjutad seda, kuidas sa tahad elada? Äge. Kergus on ja mõnu. Aga see on jälle samamoodi harjutus, mis lasen sul pärast jätkata kodus, nii et ja nüüd 3. punkt. 3. Pead enda käest küsima, kas ma olen piisavalt avatud, aus ja pühendunud. Mõelge selle lause peale. Avatud, et ma olen valmis võtma vastu uut informatsiooni. Aus, et ma räägin endale päriselt ka selle lahti, kus ma hetkel olen. Ma analüüsin ennast. Ja pühendunud, et pärast seda, kui sa lähed siit ära nädalavahetuselt, et sa hakkad neid teadmisi ka igapäevaselt rakendama. Kui paljud on käinud seminaril, konverentsil, koolitusel, läinud ära ja lubanud, et nad hakkavad midagi tegema ja nädal aega hiljem avastavad, nad ei tee ikka seda, mida nad lubasid. Ja me oleme ausad, on ju. Ehk, et teha muudatused, meil on vaja teha muudatused oma algpõhjuste juures selleks, et jõuda sinna. Sest me tahame luua paremat elu, muidu me ei oleks sel nädalavahetusel siin, olete nõus, me tahame luua paremat elu. Järgselt me peame olema ausad, avatud ja pühendunud, et ellu kutsuda need muudatused, ehk see üks teguritest muutuks, et ei oleks 1 + 1 enam, vaid oleks võib-olla 10 + 1 ja need tulemused oleksid 11. Aga kui me ei ole avatud ja kui me ei ole ausad iseendaga, sest ma küsin ebamugavaid küsimusi terve nädalavahetuse, siis minu eesmärk on panna sind mõtlema. Kui me kuuleme, et keegi räägib midagi, siis me tegelikult ei kuula. Aga kui me hakkame küsimustele vastama, siis see tähendab, ma olen kuulanud, hakkan aru saama ja hakkan rakendama. Nii et väga suur vahe nendes. Ja see kõik leiab aset ainult siis, kui sa teed omale täieliku restardi, mõistuse seadistuse. Sind on õpetatud tualetis käima. Sind on õpetatud hambaid pesema. Sind on õpetatud autoga sõitma. Võib-olla rääkima eesti keelt, vene keelt, inglise keelt. Ma ei tea, mida sulle veel on õpetatud. Aga ma tean, et sinu mõistus on seadistatud ja ma tean, et seda on tehtud keskkonna poolt. Nii et kui me tahame seda muuta, siis me peame haarama tagasi kontrolli oma tulemuste üle ja hakkama ise mõtlema. Sa võid praegu mõelda, mis asja, ma ju mõtlen iga päev. Aga nüüd mõelge hästi hoolega, kui palju sinu igapäevastest tegevustest on tegelikult autopiloodi peal. Kas sa mäletad, mida sa teed, kui sa voodist püsti tõused? Kuhu sa lähed esimesena? Kas on alati üks ja sama koht või? Kui sa lähed tööle, kas sa lähed alati ühte ja sama teed pidi? Sa muutsid oma asju, on ju? Aga enamasti me teeme ühtemoodi kõiki asju.
see on seadistus. Arvuti ei saa teha mitte midagi muud kui seda, milleks ta on seadistatud. Kellel on, kes kasutab Windowsi programme oma arvutites? Nii, kui ma saadan sulle Keynote'i esituse, kas sa saad selle avada? Ei saa, sest seda ei ole programmeeritud seda tegema. Kui sa saadad PowerPointi mulle, mul on Mac, ma saan selle avada. See on programmeeritud seda tegema. Ehk enne, kui sa ei seadista oma mõistust edule, küllusele, rikkusele, paremale elule, mitte midagi ei juhtu. Sa jääd saama samu tulemusi, tehes samu tegevusi. Kõlab loogiliselt. Järelikult me hakkame täna tegema mõistuse seadistust. Mina ei saa seda teha. Ma saan anda info, kuidas seda teha. Tegema pead sa ise. Olete te käinud kunagi jõusaalis ja teil on olnud personaalne treener? Kes on käinud? Tema räägib, kuidas teha, näitab ühe korra ette. Mis nüüd juhtub? Sina pead tegema. Huvitav küll, miks? Sest kui tema jääks seda trenni edasi tegema, sina ikka paremaks ei saaks. Ja siin on täpselt samamoodi, ma võin ühe korra rääkida, kuidas teha. Aga pärast tegema pead ju sina. Kas te olete nüüd päris ausalt, kes on pühendunud, et pärast seda nädala lõppu ära minnes teha neid tegevusi, mida on vaja teha selleks, et saada paremaid tulemusi? Mõni mõtleb veel, ma ei tea, no võib-olla. Aga kes olen mina, et ma julgen sellist asja üldse rääkida sulle? Ma olen täiesti tavaline inimene, nagu sina, Saaremaalt, lõpetanud Mereakadeemia. Kes on käinud alg-, põhi- ja keskkoolis? Kas sulle selle aja jooksul räägiti midagi iseendast? Kes sa oled, milleks sa võimeline oled? Sul on olemas suurepärased, kõrgemad võimed, mille abil sa võid luua kõike, mida sa tahad. Kas kellegi räägiti või? Ei. Sulle räägiti? Issand, kui äge. Sul oli väärt õpetaja. Ma mäletan, õpetaja ütles ainult ühte asja. Kuula, mis ma räägin. Tee, nagu ma näitan. Mitte kunagi ei olnud see, et sa oled võimeline saavutama kõike, mida sa soovid. Ja siis ma läksin ülikooli. Järsku seal midagi antakse, vaata nagu saab targemaks. Käisin seal ära. Sain teada, mis asi on sfääriline trigonomeetria. Sain teada, mis on kolmekordne maatriks. Integraalid. Aga mida ma ei saanud teada, kes ma olen. Ja lõpetades Merekooli teed sa karjääri, sest olete kuulnud, et tee karjääri, saa hea haridus, tee karjääri, siis on kõik nagu 5+. No ma olin selle omaks võtnud, seadistus oli sees, tegin karjääri ja avastasin, see ei ole üldse see, mida ma tahan. Kas keegi on õppinud ära mingi ameti ja mingi, ma ei tea, kas siis samal hetkel, kui ta õpib või pärast tundnud, et tegelikult see ei ole üldse see, mida ma tahan teha. Ja mina olin ka üks nendest. Ja ma arvan, väga paljud inimesed on, sest me läheme keskkooli või sinna ülikooli selleks, et põgeneda kodust. Me ei tea, mida teha, aga me tahame kodust kaugele saada, siis me tunneme, et meid ahistatakse seal kogu aeg, me peame kogu aeg aru andma, mida teeme. Ja kui sa oled Saaremaal, siis mis on väga kauge punkt? Tallinn! Ja nii ma Tallinna sattusin, tegin karjääri ja ma sain aru, see ei ole minu jaoks, tegin kannapöörded elus. Ja ühel hetkel sattusin müüki tegema. Mis on meremehel ühist müügiga? Mitte midagi, enne. Ja ma tegin seda südamega, sest mulle meeldis see, mida ma tegin. Ja ma sain ühel hetkel aru, et ükskõik kui palju ma pingutan, ega mind ei väärtustata ikka täpselt selles ettevõttes nii, nagu ma võiksin väärt olla. Kui sa suurendad müüginumbreid 2 aastaga 1,5 miljonit eurot, siis ja sa saad 200 eurot boonust. Siis tuleb ikka masendus peale küll. Ja enamus firmades paraku on see nii, et inimene võib teha südamega asja,
aga tööandja mõtleb, ma ei tahaks talle väga anda. Mul palgafondis ei ole raha, tahaksid sa midagi kuhugi minna, hotelli või midagi. Selle jaoks meil on meil raha olemas, aga palgafondis meil ei ole raha. Aga üks nädalavahetus hotellis või 300 eurot, kumma te võtaksite, kui te oleks palgatööl? Ma võtaks 300 eurot parem. Ja ühel hetkel sai mul sellest isu täis, ma tundsin, ma tahan midagi enamat. Kui paljud teist tunnevad, et nad on millekski palju enamaks võimelised praegu juba? Mina tundsin ka. Ja siis sõber räägib, kuule teeks oma ettevõtte. Ei, see on ohtlik. Järgmine sõber tuleb teeks oma ettevõtte. Ei. Mõtleme Jaanaga, vaata selliseid asju ei ole Pärnus, et võiks teha. Kus me selle raha võtame? Ehk me leidsime nii palju vabandusi, et me tegudeni ei jõudnud. Kas tuleb tuttav? Ja siis ühel hetkel Jaana tuleb koju, ütleb, nüüd hakkame oma ettevõtet tegema. Ma mõtlesin, et hakkame. Ja siis mõtleme, mida me tegema hakkame? Ehk tegu oli otsemüügi ettevõttega ja kes vaatavad seda laivis või on siin koha peal, otsemüük on üliäge asi, aga sellest on loodud täiesti vale kuvand. Ja see on üks väga, mina ütleks, et see on jälle massmeedia, mis toodab ja muidugi loomulikult väga paljud inimesed, kes tahavad kiiresti rikastada, loovad selle vale kujundi sellest. Otsemüük on kõige ausam mudel, sest see põhineb tasustamise seadusele, millest ma täna ei räägi, räägin homme. Aga sa saad täpselt nii palju, kui sa ise arened. Ja kui sa ise ei arene, ise ei tee, mitte midagi ei saa. Pole mõtet süüdistada. Piret kutsus mind, aga ma ei saa mingit raha, ta ütles, et ma saan raha. Mis sa tegid? Mitte midagi. Et see otsemüük ei ole ettevõtlusvorm, kus mitte millegi eest makstakse midagi. Aga kõige suurem väärtus oli enese areng. Ja ma hakkasin lugema esimest korda raamatuid mõtlemisest, suurelt mõtlemise maagia. Mõtlemist muutes rikkaks. Nii nagu inimene mõtleb. Ja ma sain aru, et ma polnud üldse mõelnud. Ja siis ühel hetkel ma tulin palgatöölt ära. Ja mis juhtub, kui sa palgatöölt tavaliselt ära tuled? No ei taha kohe minna nii, nagu seda plaanisid, On keegi tundnud seda Ameerika mägesid? Kiira, kuidas sul on olnud ettevõtte rajamisel? Või oli kohe niimoodi puff ja püstloodi seal läks, 4. aasta, närvid läbi, võlad kaelas. Mis edasi? Saladuste film tuli. Kes on näinud veel Secretit? Esimest korda ma nägin aasta 2006. Minu ülemus kinkis mulle, ütles, Karmo, see on sinu hea elu saladus. Ma tean, ma läksin koju, panin DVD mängisse, vaatasin, oleks mulle vähemalt 500 eurot andnud. Mis mõttejõu lood oma asju. Aga 2016 ma olin 4 aastat tegelenud enesearenguga ja ma nägin seda filmi ja see kõnetas mind. Ja mõtlesin, ma teen muutuse. Ma läksin Bobi seminarile online'is. Ma suhtlesin pärast tema treeneritega. Ma ei tea, kas iga kuu või üle kuu igastahes. Fakt on see, et nad iga kuu peaaegu mulle helistasid. Karmo, oled sa nüüd otsus ära teinud, kas me läheme edasi? No raha ei ole ja aega ei ole ja tuleb tuttav tunne. Ja siis, aga asjad hakkasid liikuma, me hakkasime järsku tuli meie ellu kinnisvara ja me hakkasime kinnisvaraga tegelema ja väga hästi läks ja siis ma ütlen ühel hetkel naisele, et nüüd pead sina kinnisvara üle võtma. Mina lähen New Yorki. Mis sa New Yorki lähed? Ma lähen Bob Proctori kokku saama. Ja, Bob Proctor ootab sind lennujaamas suure sildiga Karmo Kivi Eestist. Ta oli nii toetav. Aitäh sulle, kallis. Aga ma saan ka temast aru, sest meil oli aastane poiss ja mina lähen minema 8 kuuks. Ta küsib ka, sa ju ei otsi Bob Proctorit 2 kuud taga. Ei otsi, jah. Aga otsus sai tehtud, mindud sai, nii nagu teie tegite võib-olla otsuse täna tulla siia. Ja sa tulid siia. Siis mina tegin otsuse minna sinna, läksin. Ja loomulikult, kui ma rääkisin inimestele, et ma tahan Bob Proctorit kokku saada, selline hea naer tuli ainult. Tegin Eesti majas nende tervisetoodete tutvustust ja terviseseminari, mida ma tol hetkel vahendasime, siin tooted.
ja üks naisterahvas tuleb pärast minu üliäge esitlus. Ma näen, et sa usud sellesse. Kus sa selle usu oled saanud? Ma ütlesin, Bob Proctor. Bob Proctor, ma ütlesin, jaa, ma tahaks temaga kokku saada. Pole küsimust, võttis telefoni. Ma ütlesin, nüüd ta helistab Bobile või? Ei, ta helistas ühele Bob Proctori treenerile, kes elas New Yorgis. Ja järgmine päev ma sain temaga kokku, vestlesime ja ma hakkasin aitama organiseerida seda seminari, mida Bob Proctoril tuli seal New Yorgis. Siis ma ütlesin talle, mina tahaks Bobiga rääkida, kas saad sa organiseerida? Ei, ta tuleb siia eralennukaga, ta läheb siit ära, ta ei suhtle kellega, ta ei vestle midagi. Sul ei ole lootust ka, ta ei tee isegi pilte kellega ei tee. Ma ütlesin, no jah. Siis ma vaatasin talle otsa, sa ei saa ikka veel aru sellest materjalist, mida sa õpetad. Ja läksin minema. Järgmine päev ma läksin sinna seminariruumi, sest ma teadsin Bobi komment, ta tuleb alati varem, et visualiseerida seda, kuidas ta teeb midagi. Läksin varem kohale, ta oli seal, ta oli üksinda, mitte kedagi ei ole. Ja läksin, vabandust, kas ma võin segada? Loomulikult. Issand, sa tunned ennast nii pisikesena, et sa ei ole nagu mitte kedagi kuskilt Eestist. Mõtled, mul on raha vaja. Ja tema on selline tähtis mees. Me ju mõtleme niimoodi, olete nõus? Ja ma küsin, kas ma võiksin küsida paar küsimust? Absoluutselt. Ja siis tema vaatab mulle otsa. Kas ma võin küsida enne paar küsimust enne seda? Muidugi. Sa tahad küsida, kuidas saavutada paremaid tulemusi? Lugesid mu mõtteid. Ma küsin su käest 3 küsimust. No, anna minna. Sa tahad paremat tulemusi? Jaa. Kes sa oled? Karmo Kivi? Ei, see on su nimi. Kes sa oled? See on su keha. Kes sina oled? Oota, siis mul peast jooksis läbi 82 vanus. Minu vanaisa muutus seniilseks. Tema ilmselt ei ole, sest muidu teeks konverentsi. Siis ta vaatab mulle otsa. Sa arvad, et ma ei tea, millest ma räägin? Väike kahtlus tekkis. Ja selles ongi probleem. Mul ei ole vaja küsida üldse rohkem küsimusi. Sa ei tea, kes sa oled. Sa oled käinud kindlasti alg-, kesk- ja põhikoolis, sa oled käinud ülikoolis ja sa ei tea, kes sa oled. Kuhu sa tahad minna? See sama küsimus, mida mina küsisin ennem, et millist elu sa tahad. No, tahaks palju raha. On keegi öelnud niimoodi, ma tahaks palju raha, lihtsalt siis on kõik võimalik. Enamus inimeste unistused, rohkem vaba aega, paremaid suhteid, paremat tervist ja rohkem raha. Mida veel? No see piisaks sellest esialgu. Ja 3. küsimus eriti valus. Ja kes või mis peaks muutuma, et sa saaksid paremaid tulemusi? Ma vist tean vastust sellele küsimusega, ma ei taha vastata. Mina. Just. Aga sa tahad muuta ennast, ilma et sa saaksid aru, kes sa oled. Olete nõus, kui ma ei saa aru sellest, mida Virgo on seal taga teinud, mul ei õnnestu mitte midagi parandada. Ma keeran ainult asjad tuksi. Kui ma ei oska hästi kokata, te võite anda mulle maailma parimad materjalid, olete nõus? Ja ma teen sellest paraja käki kokku. Ja meile kõigile on antud imeline mõistus, täiesti tasuta, sünnihetkel, ja meil ei ole õpetatud seda kasutama. Manuaali ei olnud kaasas. Ja isegi kui see oleks olnud, vaevalt, et Eesti mees seda loeks. Sest ta teab ise paremini. Milleks see manual? Ja sealt on saanud alguse muutused. Ma olen alustanud coachingu pakkumist Eestis, teinud seda üle 5 aasta juba ja ma teen seminare. Ehk tegelikult, kui me vaatame seda slaidi, siis kõige olulisem asi on, ma olen inimene. On olemas kõrgemad võimed ja ma võin luua ükskõik, mida ma soovin. Kes tunnevad, et nad on inimesed? Väga hea. Online'is ma loodan ka. Et robotid ei vaata. Ja ma ei teadnud, kes ma olen. Ja see mees muutis minu elu. Tähendab, nagu ta ise ütleb, mina ei muutnud sinu elu. Sina muutsid oma elu.
mina juhendasin sind. Mina ei saa muuta mitte kellegi elu, absoluutselt kõik siin saalis, kes on online'is, ma ei saa muuta teie elu. Teie saate seda ise teha. Need inimesed, keda te olete näinud inspiratsiooni lõunatel, tõuske püsti siin, Meelike püsti, Sigrid, Mirja, Jan, kes meil siin veel koha peal on? Ma ei näe kõiki. Regina. Nad on tavalised inimesed, võite istuda, aitäh. Nad on täiesti tavalised inimesed. Mina ei ole nende eest midagi muutnud, nemad ise on muutnud. Aga nad on kasutanud seda informatsiooni selleks, et need muutused ellu viia. Nii et ükskõik palju ma täna räägin, kui sa seda rakendama ei hakka, midagi ei muuta. Kurb, aga tõsi. Ja kui sa rakendad, juhtuvad imed. Ehk kui sa saad aru maagiast, siis maagia kaob. Kui sa saad aru elust, siis maagia algab. Täna algab maagia kõigi nende jaoks, kes on teinud otsuse siin olla ja kõigi nende jaoks, kes on online'is. Maagia on alanud. Ja Bob Proctor, mõelge, ta pühendas oma elust 62 aastat sellele, et aidata inimesi ja juhendada neid, et nad hakkaksid ükskord mõtlema. Ja kui me vaatame ringi oma igapäevaelus, kui palju me näeme inimesi, kes mõtlevad? Väga vähe olete nõus. Enamus inimesi ei teeks seda, mida nad teevad, kui nad mõtleksid. Nad ei ütleks seda, mida nad mõtlevad. Ja Sandy Gallagher, kes on Proctor Gallagheri instituudi kaasasutaja, ütles kunagi, kui inimesed hakkaksid ette kujutama seda, mida nad ütlevad, visualiseerima seda, nad ei ütleks kunagi seda. Näksi, teate küll, mida öeldakse. Ja siis sa kujutad ette, kuidas inimene läheb ja või söö essu. No ei kujutad ette, kuidas keegi seda teeb. Ehk kui sa visualiseerid seda, mida sa ütled, siis sa ei ütle enam kunagi seda, mida sa ütled. Nii et 62 aastat pani ta kokku süsteeme, mis täna on kõik pandud siia 2 päeva sisse, selleks, et saada tulemusi. Ma mäletan, kui esimesena ma rääkisin oma ideest teha 2-päevane koolitus. Miks sa ei või 1 päevast teha ja mõtlesin, ma tahan 2 päevast. Ideest teostasin on läinud täpselt 2 kuud. Idee teha see alguspunkt ja nüüd see teostus siin on täpselt 2 kuud sellest hetkest. Kui sul tekib mingi idee, hakka seda ellu viima. Sest muidu sa jäädki sinna seisma, kus sa oled. Teil on imelised töövihikud käest ja võite sinna sisse märkmeid teha, need jäävad sulle. Tee võimalikult palju märkmeid, mõtlen selle peale. Sest vastasel juhul sa mõtled pärast, mida see Karmo rääkis 2 päeva. Jube hea tunne oli sees, aga mida ta rääkis mulle tegelikult? 3 asja. Igat päeva peaks alustama niimoodi, et mõtled, mis on need 3 asja, mis ma tahan täna ära teha? Mis on need 3 asja, millest ma tahan selgust saada täna? Selle kohta inglise keelest otsetõlkena on kavatsus. Mis on sinu kavatsus tänaseks päevaks? Mis on sinu kavatsus selle seminariga, koolitusega, konverentsiga seoses? Mida sa tahad siit saavutada? Küsi paremaid küsimusi ja saad paremaid vastuseid. Mäletan, me olime LA-s ja üks naisterahvas tegi koolitust, multimiljonär, ta ütles ka, et te võite küsida minu käest ükskõik, mida tahate. Multimiljonär. Ja siis üks meesterahvas esimeses pingis küsib, kui palju teil need jalanõud maksavad, mis jalas on? Naine vaatab talle otsa. Sa tahad teada, palju need maksavad? Jaa. Kuidas see muudab sinu elu kvaliteeti? Ei muudagi. Aga miks sa küsid selle küsimuse? Sinu küsimuste kvaliteet näitab ära, et sul ei lähe elus päris hästi, on nii või? No jah. Hakka küsima paremaid küsimusi. Siis ta mees mõtleb tükk aega, nii, mis on tegelik küsimus, mida sa tahad küsida? Mis on esimene samm, et saavutada tulemusi? No näed sa,
siis naine läks tahvli juurde, hakkas kirjutama. Ehk ärge küsige küsimusi, mis tegelikult ei vii teid edasi. Mida tegelikult, no mis see annab teile, kui te teate, et palju see siis pärast naiste rahvas ütles ka, ma ei tea, kuskil käisin mingis poes, mingi $40 olid vist. Mul ei olnud midagi jalga panna. Et kõik mõtlevad, et aga hakkame küsima küsimusi. Ehk mis on teie kavatsused selleks 2 päevaks, mida te tahate saavutada? Kui ka on ainult üks kavatsus, näiteks selgust saada endas, siis see on ka väga hea kavatsus. Sul ei pea olema 3, aga pane kas või 1 kirja, miks sa täna siin oled. Miks sa tegid selle investeeringu endasse, et tulla siia, sest see on investeering. Sest kõik, kes vaatavad seda konverentsi, vaatavad seda pärast järele, kui sa lähed edasi selle õppematerjaliga, miks sa seda hetkel vaatad? Sa vaatad seda mingi kindla teadmisega, midagi tahad saavutada. Väljakutse. Inimestel on väljakutsed elus, olete tähele pannud? Väljakutsed. Nemad nimetavad neid probleemideks. Mul on probleemid. Tegelikult on meil väljakutsed. Inimesed proovivad muuta lõpptulemust. Inimesed proovivad muuta lõpptulemust. Aga paraku on nii, et nende tegevused põhjustavad selle tulemuse. Olete tähele pannud? Kes on tähele pannud, et tema tegevused põhjustavad tulemuse? Kui sa hambaid ei pese, mis tulemus on? Kui sa duši ei käi, mis tulemus on? Kui sa oma finantsidega midagi ei tee, mis tulemus on? Ja 3. Nende tegevused on põhjustatud nende mõistuse seadistusest ja sellest nad aru ei saa. Nad ei saa aru sellest elementaarsest asjast, et nende mõistus on seadistatud, sellest on tingitud nende tegevused ja tegevused põhjustavad tulemused. Edu saavutamine, ükskõik mis valdkonnas elus, parema elu saavutamine, võib olla sama lihtne kui hammaste pesemine. Kes tahaks, et nende sissetulekute kasvatamine oleks sama lihtne nagu hammaste pesu? Ja kes ei tõstnud kätt, see valetab. Sest hambapesu on meil seadistatud, me teeme seda. Täna õhtul, kui te lähete hambaid pesema, tehke vastas käega. Ja vaadake, kui ebamugav see on. Või proovige praegu, teeme kohe katsetuse, proovige vastas käega kirjutada oma nimi ja sünnilinn. Nimi ja sünnilinn vastas käega. Vaatame, mis me saame sealt. Nüüd läheb põnevaks. Kui lihtne see on? Huvitav küll, miks selle teise käega lihtsam oli? Kas seal võib olla mingi seos harjutamisega? Kui me ei harjuta, mitte midagi ei juhtu, olete nõus? Mitte midagi ei juhtu. Me võime mõelda, et me hakkame midagi teistmoodi tegema. Aga me ei hakka, sest see on ebamugav. Teistmoodi tegutsemine on ebamugav. Ole hea, mine jala tööle. Ja, mul on ainult kilomeeter minna, millega sa lähed autoga. Miks autoga lähed? No Eesti ilm, tead küll, vihma võib sadama hakata ja päike paistma ja bussnuge võib olla sadada ja sul on kilomeeter minna. No jah, millega sa lähed? Autoga. Ja samas me teame, et kui me läheksime selle kilomeetri iga päev jalaanja, paneksime õiged riided selga, võib-olla vihmavari, õiged riided, me saaksime värsket õhku, me saaksime liikuda, me tunneksime ennast paremini ja me ei tee seda. Sest me oleme harjunud autoga minema, no järsku pärast vaja poodi minna, me lähme igaks juhuks autoga. Me oleme nii osavad vabanduste väljamõtlejad.
kas keegi on mõelnud, et homme hakkab tubliks? Aga iga kord, kui sa hommikul tõused, jälle on täna. Homset ei tule, jess. Järjest ebamugavamaks läheb, aga ikkagi teen homme seda. Edu on 95% mõistuse seadistus. Inglise keeles on mindset, kõlab väga hästi, eesti keeles mõistuse seadistus, väga pikk ja lohisev. Aga 95% sinu tulemusest tekivad sellest, kuidas sa mõtled. Ja pärast te võite omavahel vestelda ja vaadake ja analüüsida, kas see inimene mõtleb või ta lihtsalt räägib midagi. Te saate teha katsetusi täna. Ja 5% strateegia. Aga millele keskendub enamus koolitusi? Kuidas teha Facebook ääde, Google ääde, ma ei tea, email-kampaaniaid? Sa võid kõike seda teha. Ja see ei tööta. Sa ise ka ei usu. See nii ei tööta, mis asja ma seal ikka kirjutan, mida ma seal teen, no ma ei tea, kuidas teha seda Facebook äädi, no ja kui sa ütled, ma tean, ma panen seal Facebooki äädi jooksma ja see toob mulle tulemusi. Olete vahest võtnud, laatada meili pealkirja ja juba tunned, midagi head sealt ei tule. Ehkki, ja see sõnastus võib väga ilus olla, aga sa tunned ära selle energia, mis läbi kirja tuleb sinu juurde. On keegi koju läinud ja tundnud, et midagi on valesti. Ja siis sa küsid oma elukaaslasest, kas kõik on hästi? Jaa. Ja sa üldse ei saa aru, et midagi on valesti, on ju? Ja siis sa proovid küsida, no kuidas, mis? Kõik on hästi. Tuleb tuttav ette, jah? Ja siis sa oled tööl. Kõik on juba hästi äge, 10 inimest ühes ruumis, kõigil on nii lõbus ja tuleb üks inimene sisse. Keegi ei räägi enam midagi. Inimene läheb ruumist ära. On nii või? Me tajume ära selle energia, mis energias inimene on. Ja see põhjustab meile teatud probleeme, mõtleks selle peale ka, kui me ei kasuta seda intuitsiooni ära. On keegi tundnud, et täna peaks vihmavarju kaasa võtma. Ei, ma ei võta. Ja lähed kuskil kinno või teatrisse, sa astud teatrist välja ja vihma sajab. On tuttav tunne? Sisetunne ütles, võta vihmavari. Aga mina olen ju targem. Ma ju tean ise. Ja siis ma saan pärast lõdiseda. Et see lihtsalt on nii. Või mine, ma pean natuke varem liikuma hakkama. Miks? Ma ei tea. Ma lihtsalt pean. Siis hakkad minema, tuleb välja, et mingi ummik oli võib-olla tee peal. Ehk tegelikult meie intuitsioon ütleb meile nii palju ette, aga me oleme nii, kuidas ma ütlen siis, põikpäised, et me ei kuula teda. Ja see on tsitaat Napoleon Hillilt. Kui sa oled üks neist, kes usuvad, et raske töö ja ausus üksi toovad sulle rikkust, siis see ei ole tõsi. See ei ole tõsi. Rikkus jõuab sinuni, kui ta üldse jõuab. Kui ta üldse jõuab. Vastavalt kindlatele põhimõtted, on ju. Ja neid põhimõtteid me õpime siin, täna, homme. Siin ei ole mitte midagi pistmist juhusega. Mitte midagi. Aga enamus inimesi tulevad sulle ütlevad, kuule, Piret, sul oli õnne. Kuule, Maret, sul oli õnne. Kuule, Andrus, sul oli õnne. Ei, ma olen selle loonud teadlikult. Kui paljud usuvad, et Ott Tänakul oli õnne, et ta tuli maailmameistriks? Ei olnud, on ju. Ta pingutas, ta arenes. Kes on näinud filmi Ott Tänak või movie? Kuidas meeldis? Ülihea film. Seal on kõik see, mida me siin õpime, tegelikult kokku võetud filmi kujul. Ihaldus. Teised naeruvääristavad ralli maailmameistriks. Lolliks oled läinud või? Ma tulen ralli maailmameistriks. Visatakse meeskonnast välja, sest ta ei kuule, tema ego on nii suur.
teeb mehaanikatööd, tiimijuhi tööd, saab tagasi uue võimaluse. Mis ta nüüd teeb? Kuulab, on ju. Tegutseb targemalt. Edu ei ole kunagi raske töö tulemus. Sa võid selle panna ükskõik, mis konteksti, suhted ei ole raske töö tulemus. Tervis ei ole raske töö tulemus. Tugineb teatud põhimõtetele. Napoleon Hillil on olemas fantastiline raamat, kes on lugenud? Think and Grow Rich. Eesti keeles mõtlemist muutes rikkaks. Kellel ei ole, siis minge kohe million.ee ja tellige ja pange sinna kood sisse alguspunkt ja vaadake, mis juhtub. Saate oma osta raamatuid. Ehk kui me ei hakka aru saama nendest põhimõtetest, need on, Napoleon Hillil on need 13 kirja pandud sinna, siis mina ütlen, et Napoleon Hilli raamat on nagu kukeabits lugemisel. Kui sa lugema õppinud, siis ülejäänud raamatud on kasutud, olete nõus? Kui sa ei ole õppinud mõtlema teistmoodi, tegutsema teistmoodi, siis mitte midagi muuta. Ehk Napoleon Hilli raamatutes peitub väga palju tõde, mida igaüks on võimeline lugema. Kõik, kes oskavad lugeda ja kes ei oska lugeda, lasevad kellelegi ette lugeda, igal juhul on võimelised omandama seda informatsiooni. Mulle väga meeldis, kui Bob Proctor ütles, et tänapäeval on edu muutunud teaduseks, õppeaineks, mida igaüks on võimeline ära õppima. Igaüks. Küsimus on, kuidas me kasutame. Kas kõigil on olemas telefoni? Mul ei ole siin kaasas, aga kas kõigil on telefonid? Kas kõigil on olemas kodus internet? Mis te seal internetis teete, on teie teha, olete nõus? Scrollin Facebookis, vaatan, mida naabrid tegid. Kadestan, paganad on reisil. Või lähen ja ütlen Google'ile how to make money online. How to be successful. Mindset coaching. See on ju minu enda valik, mida ma sisse löön, olete nõus? Kõigil on need võimalused olemas. Selleks, et ära õppida need põhimõtted, aga enamus inimesi otsustavad seda eirata, nad teavad ise paremini. Ja pealegi, probleemid ei ole üldse minus. Minu naaber on süüdi, minu naine on süüdi, minu vanemad on süüdi, minu töökoht on süüdi, et ma rohkem raha ei saa. Olete kuulnud või öelnud ise selliseid lauseid? Jaa. Nii tõsine. Me kõik oleme kasutanud vabandus, olete nõus? Sest me elasime teadmatuses. Ainus asi, mis eraldab sind soovitud tulemustest, on teadlikkus. Teadlikkus. Ja mõtle selle peale, miks sa oled kinni jäänud üldse? Miks sa oled kinni jäänud sinna, kus sa oled? Esiteks, arusaamine ja teadlikkuse puudus. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Kui sa ei ole teadlik, et akutrelliga saab kruve seina kiiremini, kui sa ei ole teadlik, et akutrelliga saab auke seina kiiremini kui käsitsi, siis sa ei kasuta akutrelli. Kujuta ette, tuleb inimene Aafrikast, ta pole kunagi voolu kasutanud, ta on kogu aeg elanud oma onnis ja sa tood ta oma koju ja paned ta oma tuppa, ütle, et tunne ennast hästi ja ta tunnebki ennast hästi. Tuleb pimedus, öö tuleb kätte. Sa lähed koju, ta istub pimedas. Sa küsid, kulla inimene, miks sa pimedas istud? Aga mis ma tegema pean? Sina lähed lüliti juurde, vajutad põmm ja tuled mul toas olemas. Ta ei olnud teadlik, et vool üldse on seal majas. Ehk me peame tõstma oma teadlikkuse taset sellest, kuidas maailm töötab ja siis me saame saada paremaid tulemusi. Kui me seda ei tee, mitte midagi ei juhtu. Ja teine, sa juba tead, aga sa ei tee. Fakt. Kui paljud teist usuvad, et nad suudavad täna olla 1% parem, kui nad olid eile? 1. Mitte 100%, 1.
Ja nüüd vaadake tagasi ja analüüsige, kas te olete proovinud või olnud 1% iga päev parem. Oma tervises, oma suhetes, oma finantsides. Kes oskab liitintressi põhimõtet nüüd peast arvutada, ma ei tea, kas on mõni selline, 1% paremini, kui me alustame 100 eurose, ma ei tea, nädala sissetulekuga, siis 1% päevas paremini või päevas ütleme 100 eurot, siis kui palju aasta lõpuks on sissetulek? Ja sa 1% oled iga päev parem, mitte rohkem, 1%. Täna müüsin 100 euro eest tooteid, homme müün 100 euro ja 101 eurot. Ülehomme müün natuke rohkem. Siis mõtle, mis aasta lõpuks tuleb välja tegelikult. Tõde on lihtsates asjades. Ja kui me ei hakka neid lihtsaid asju tegema, siis ei ole mõtet ka suurelt unistada, olete nõus? Ma võin unistada küll, aga kui ma tegema ei hakka, jälle mitte midagi ei juhtu. Kes on vähegi põllumajandusega kokku puutunud, siis teab. Põld, millele mitte midagi ei istutata, mis sinna kasvama hakkab? Umbrohi enamust, on ju. Ja kui sa ei istuta oma mõistusesse ägedaid positiivseid mõtteid, mis seal kasvama hakkab? Umbrohi, negatiivsed mõtted. Ehk me peame hoolitsema ja istutama maapinda neid seemneid, mida me hiljem tahame lõigata. Ja külvamise periood ja lõikamise periood ei ole üks ja sama. Kui paljud tahaksid täna juba paremad olla, ma ei tea, kaaluda ideaalkaalu ja teenida, ma ei tea, 10 kordi rohkem, täna kohe. Tahaks, on ju. Täna ma külvan seemne, saaki lõikan 1, 2, 3 pärast võib-olla. Aga fakt on see, et kui sa järgid neid põhimõtteid, millest me räägime, sa lõikad selle saagi. Millal sa lõikad, ma ei tea. See sõltub sinust. Ja see sõltub sellest, kui täpselt sa järgid neid loodusseadusi, millest me räägime siin nädalavahetusel. Oled sa mõelnud, et sa tahaksid olla niimoodi käituda hommikuti? Tormata ringi, ma lähen tööle, jooksete üksteise kokku. Ma mäletan, ma läksin kogemata üks kord New Yorgis metroosse, siis kui oli see tööle sõitmise aeg Manhattanile. Ma jäin esimesest rongist maha, ma mahtunud peale. Teisest jäin maha, 3. mõtlesin, ma pean sisse pressima ennast. Aga selline vastik tunne. Ja need inimesed käivad niimoodi päevast päeva, aastast aastasse. Päevast päeva, aastast aastasse. 97, ma arvan isegi rohkem protsenti inimesi ei ela tegelikult nii, nagu nad tahaksid. Nad võivad endale petta, jah, me võime rahul olla sellega, mis meil on, ja see on väga hea, et me oleme, nagu, et meil on olemas, ma olen tänulik selle eest, aga sa ei pea leppima sellega, mis sul on. See on suur vahe. Ma olen tänulik selle eest, mis mul hetkel on, aga ma ei pea leppima sellega, mis mul on, kui ma tean, et ma olen võimeline rohkemaks. Kes usuvad, et nad on võimelised rohkemaks? Tõstke uuesti käsi. Ma tahan, et te liigutate käsi täna. Väga hea. Või sa tahaksid olla nagu 3% ja aasta järel parandada oma tulemusi. Variant 1, 97%, variant 2, nagu 3%. Kumb ma valite? 1 või 2? 2. Huvitav, ühte ma ei näe kuskil. Need on asjad, millest me peame teadlikud olema ja kuidas tulemused tekivad. Tulemuste tekkimine on protsess. See on protsess. See ei ole ühe päeva sündmus. Kui sa panid kirja oma eesmärgi, siis mina ütlen ära armu oma eesmärki, armu teekonda eesmärgini. Kes armastab autoga sõitmist? Kas sulle meeldivad sirged või käänulised teed? Käänulised. Oleneb kiirusest. Oleneb autost. Enamus inimestel meeldivad käänulised teed ja siis nad imestavad, et nad sirgjooneliselt ei saavuta oma tulemusi. Mida me oma alateadusesse sisendame?
programm on selline. Siis ma saan rollit teha, parem vasak Ott Tänak olen või Schumacher või kes seal on. Edukas olla pikka aega on ikka väga väsitav. ja, aga autol on tänapäeval õnneks leiutatud need 2 nuppu, hoia ridade vahel, hoia püsikiirust. Et 3 asja, mida pead teadma, on esimene, nagu ma ütlesin, kes ma olen, 1, mida sa pead teadma. Nagu ma ütlesin, mina ei osanud sellele küsimusele vastata aastal 2016. Ja ma olin tol hetkel 40-aastane. Imelik on ju. Nii et kõik, kes on siia jõudnud enne 40. eluaastat, palju õnne teile. Joo! Ja muutusteks on alati õige aeg. Ei ole sellist asja, et nüüd on liiga hilja või nüüd on liiga vara. Muutus tuleb teha täpselt siis, kui sa tahad seda teha. Ja ära üle mõtle. Enamus inimesi jäävad üle mõtlemise faasi kinni. Ma ei tea, kuidas seda teha. Muidugi sa ei tea. Küsimus on sul ühel kohas ja vastus on teises kohas. Sellest me räägime ka siin nende päevade jooksul. Ehk kui ma küsin küsimusi, siis see küsimuse vastus ei ole samal sagedusel. Me ei saagi seda kohe kätte. Steve Jobs ütles hästi, ma ei saa ühendada punkte vaadates ette. Ma saan ühendada punkte vaadates taha. Ehk täna, olles siin saalis, vaadates seda online'is, tead sa, mis olid need tegevused, mis sa tegid, et siia jõudsid. Oled sa nõus? Aga kui keegi oleks sulle täpselt öelnud, mida sa, kuidas sa lähed, mis kellas sa jõuad, poleks saanud ette ennustada, on ju? Ehk me ei saa punkte ühendada ette vaadates, me vaatame neid taha. Ja Steve Jobs ütles ka väga hästi, sul peab olema usku sellesse, et punktid tulevikus kuidagi ühilduvad. Mis on Napoleon Hillile esimene peatükk? Ihaldus ja teine usk. Sul peab olema ihaldus, mille järel sa lähed. Ja siis sul peab olema usk, et sa sinna jõuad. Kui usk puudub, on kogu tegevus kasutu. Ma võin teha parimal võimalikul kujul iga päev tegevusi, aga kui ma ei usu sellesse, et see toob soovitud tulemust, ta ei too. Ehk ma pean hakkama uskuma sellesse, mida ma teen. Ma pean aru saama, kus ma olen ja ma pean aru saama, kuhu ma teel olen. Kus ma olen? Ja ma ei pea silmas seda, et ma olen täna Lembitu hotellis 7A korrus oli vist, jah, huvitav korrus oli, 7A korrus. Vaid, kus ma olen, päriselt olen. Oma emotsionaalsel tasandil olen, vaimsel tasandil olen, tulemuste tasandil olen. Kus ma olen? Ja kõige olulisem, kuhu ma tahan minna? Kuhu ma tahan minna? Mina ütlen alati, pole mõtet minevikus sobrata, aga ma pean teadma, miks ma selline olen. Ei pea. Sa ei pea teadma, miks sa selline oled. Sa pead teadma, milliseks sa tahad muutuda. Sest kui sa hakkad nokitsema, miks ma selline olen, näe, minu isa käitus nii, minu ema käitus naa, sellepärast ma olengi selline. Ma küsin ainult vastu, kas sa tahad selline edasi olla? Ei taha. Mõtlesin, mis siis vahet on, kes sind on selliseks teinud? Sa pead tahtma muutust. Ja kui sa ei oleks tahtnud muutust, sa ei oleks täna siia tulnud. Mingi asi sinu elus vajab korda sättimist, mingit selgust. Ja tänu sellele, et sa oled täna siin, need selgused hakkavad sul tulema. Sammu haaval. Nad ei tule ühe korraga. Küsi enda käest, kes ma siis olen? Millal sa esimest korda küsisid enda käest, kes ma olen? 40. Minu käest küsiti kõigepealt, ma isegi ei küsinud enda käest. Kes ma olen? Ja see ei ole mingisugune voodoo, vaid see, kes on
kogenud seda, et energia välja saab pildistada. Teatud inimesed näevad energia välja. Nad tajuvad ära, mis see energias inimene on. Sul on olemas imeline mõistus ja sa oled vaimne olend. See on kõige kõrgem pool sinust. Sellest ei räägita. Sul on olemas intellekt. Sul on olemas kõrgemad võimed. Sa võid saavutada kõike, mida sa tahad. Aga sa ei oska oma mõistust kasutada. Nüüd sa vaatad oma keha, oma füüsilisi tulemusi ja ütled, ma olengi selline. Ei, sa ei ole selline. Sa oled võimeline millekski palju enamaks. Sa oled võimeline looma erakordset elu, kõik tulemused sünnivad ülevalt alla. Ülevalt alla. Kõrgemalt poolt, vaimsest poolest, mõtteenergiast, ideedeni, teostaseni, füüsiliste tulemusteni. Aga me proovime muuta füüsilist reaalsust, tehes rohkem. Me oleme veel rohkem stressis, veel rohkem pinges. Kes on tundnud seda? Ma tahan rohkem, ma tahan paremaid finantstulemusi, ma teen rohkem, siis ma saan need. Ja ühel hetkel sa tunned, et põled läbi. Kes on tundnud seda läbi põlemist tunnet? Enamus. Ehk me peame sellest aru saama, me peame hakkama elama seest välja, mitte väljast sisse. Ja ülevalt alla, mitte alt ülesse. Me ei saa muuta füüsilist maailma rapsides rohkem tööd teha. Ja siis me läheme Napoleon Hilli tsitaadi juurde tagasi. Kui sa saavutad edu, siis see ei ole kunagi raske töö tulemus. Sa rakendad teatud põhimõtteid ja saad väga häid tulemusi. Kõlab hästi. Ma õpin ära, kuidas öelda A, B, C ja ütlen endale ihaldus, usk ja autosugestioon. Sest need on 3 esimest peatükki, kes on mul coachingusse tulnud, teavad, Karmo räägib eesmärk, 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 eesmärk. Miks? Sest me peame looma sellest väga selge vaimse pildi, mida me tahame. Sest muidu me oleme nagu segaduse sees. Me räägime ka visualiseerimisest homme. Visualiseerimine loob korra sinu mõtetes. Ta loob korra. Ja kui sul mõtetes on kord, hakkab see materialiseeruma sinu füüsilises maailmas, sinu päris elus. Päris elus. Ennem kui ei saa mõtted korda, mitte midagi ei juhtu. Sa jäädki rapsima. Ja see on see, mida mina ei taha, et sa teeksid. Mäletate kõik, kes on tulnud coachingusse, kui ma olen öelnud, ma ei taha, et sa teeksid rohkem tööd, ma tahaksid, et teed targemini tööd ja saavutad rohkem. Sa ei pea rohkem tegema, sa pead targemini tegema. Kui sul on ühe inimese ettevõtte, sa võid palgata omal 10 või teha alltöövõttu, korras võtta inimesi omale tööle 10 ja 10, sa ei pea kõike ise tegema. Aga me tahaksime kõike ise teha. Siis me teame, et vähemalt töö on tehtud, on tuttav tunne. Kui ma ikka ise teen, siis on hästi tehtud. Nüüd ma võtan kellegi teise, nüüd ma pean hakkama teda kontrollima, siis ma ei viitsi. Ei, sa ei pea kontrollima. Sa pead teda õpetama, tegema nii, nagu sa tahad, et ta teeks. Ja sa pead aru saama, et tema ise on ka oma mõtete poolt loodud. Kes on lugenud James Alleni raamatut Nii, nagu inimene mõtleb? Vähe, soovitan. Hästi õhuke raamat, selle saab iga poolt tasku pista. See on nii õhuke ja nii väike. Nii, nagu inimene mõtleb. As a man thinketh. Ja seal lõpus on selline peatükk nagu rahulikkus, serenity. Kiira teab, ta on kirjutanud seda vähemalt 90 päeva. Kiira, mis tunne oli? Rahune maha, et sa ei rapsi enam tühja ja sa märkad, kuidas asjad hakkavad tulema hoopis kiiremini sinu juurde ja hoopis teisi teid pidi, kui sa arvasid. Mina üks päev mõtlesin, ma toon väga lihtsa elulise näite. Pagan see maksekeskus ikka röövib ikka meeletult raha. Tund aega hiljem Kiira saadab mulle sõnumi. Kuule, mingi uus teenusepakkuja ja võtab 5 senti iga tehingu pealt.
Tund aega hiljem tuli see sõnum mulle sisse. Kiira jagab pärast seda kõigile. Saab vahendustasu sealt. Ehk me peame nendest asjadest aru saama. Meie kõige kõrgem pool on vaimne. Ja see on mõtteenergia. Mõtteenergia on kõige võimsam energialiik maailmas, aga me ei oska seda kasutada. Olete nõus, et meil on siin seina sees pistikupesad kuskil, ma ei tea, need on kindlasti ultramodernsed, ei, on täitsa tavalised. Et kui ma lähen sinna lüliti juurde ja teen toa pimedaks, siis vool toas on olemas, aga valgust ei ole. Ja täpselt sama on sinuga. Jõud sinu sees on kogu aeg olemas, aga kui sa ei õpi kasutama mõtteid, siis sinna ei saabu kunagi valgust. Pimedus on. Ja on sellised tulemused, mida ei taha väga, aga need on olemas. Ehk me peame õppima kasutama mõtteid nii, et plõks tuli läheks põlema ja toas oleks valgus. Ja siis hakkavad imed juhtuma. Sul on olemas intellektuaalne mõistus, intellekt. Sul on olemas 6 kõrgemat võimet, kes ei ole nendest midagi kuulnud, kirjutage üles. Sul on olemas kujutusvõime, sul on olemas arutlusvõime, sul on olemas tahe, sul on olemas intuitsioon, sul on olemas mälu, sul on olemas ettekujutlus ehk sinu vaatenurk elule. 6 supervõimet. Iga üks siin toas on tegelikult superwoman või superman, kuidas iganes ta tahab. Meil on superinimesed, meil on supervõimed ja meil ei õpetada neid kasutama. Mõtle, kui äge oleks, kui oleks koolis olnud juba õppekavas mõtlemine, kriipsumehike, millest me kohe hakkame rääkima. Kui millised ägedad tulemused oleks olnud? Maailm oleks teistsugune. Kujutage ette, et iga üks annaks endast vaid parima iga jumalamaa päev. Ta ei kiruks, ta ei vinguks, ta ei viriseks. See oleks ju täiuslik maailm, olete nõus? Ja iga üks tahaks teist aidata. Mõtled, kuidas ma saan sinu käest selle asja kätte? Kui sa keskendud andmisele, saad sa alati need asjad kätte. Kui sa keskendud saamisele, ei saa sa neid asju kunagi kätte. Või kui saad, siis sa ei tunne ikka rahulolu. Et see on hästi oluline ja kõige väiksem pool meist on füüsiline. Aga see on see pool, millega me kogu aeg tegeleme. Tahan paremaid tulemusi, lähen rohkem tööle, võtan rohkem töötunde ja lõpuks olen väsinud. See ei ole see, mille jaoks me siia maailma oleme sündinud. Meid ei ole loodud töö jaoks. Meid on loodud selle jaoks, et me rajaksime midagi sellist, millel oleks tähendus. Me peaksime andma iga päev endast parima. Iga jumalamaa päev. Kui sa lähed koju mõtled, kuidas ma saan oma lastele anda parimat endast, kuidas ma saan oma naisele anda või mehele anda parimat, kuidas ma saan anda endast kõik töö juures. Mina iga kord mõtlesin, kui ma läksin, kuna käisin tööl, kuidas ma saan teha asju paremini. Ja minu asjad tulemused läksid järjest paremaks. Aga kui sa tunned, et sind ei tunnustata, siis lõpuks lähed sealt ikka ära. Pole mõtet tuuleveskitega võidelda, kohti on piisavalt maailmas, kuhu minna. Nii et see on 3 asja, mida me peame mõistma selleks, et tulemused saaksid muutuda ja kogu maailm eksisteerib sageduste peal. Kui me räägime raadiost, me kõik saame sellest aru väga hästi. Kogu maailm töötab sagedustel, me saame sellest aru. Sest kui ma lähen Sky Plussi sagedusele, ma ei saa kuulata Power Hit raadiot, olete nõus? Ma ei saa, pole võimalik, või klassikaraadiot. Aga me oleme omal sagedusel, see, kus sa praegu oled, on mingi sagedus, see on sinu füüsiline sagedus, ja need on need tulemused, mida sa hetkel saad. Ja nüüd sa tahad paremaid tulemusi ja tegeled oma füüsilise maailmaga. See ei tööta, sa ei saa neid tulemusi füüsilises maailmas.
sa pead aru saama, et sul on olemas intellekt ja sa oled vaimne olevus. Ja kõik need sagedused on omavahel ühendatud. Kas keegi on kunagi vaadanud vikerkaart ja vaadanud, issand, kui ilus ta on? Kas seal on täpselt näha, kus kohast üks värv läheb üle teiseks? Täpselt, seal on nii konkreetselt joonistatud. Pastakaga, markeriga on tõmmatud triip kohe. Ei, sa ei saa aru. Ja täpselt see, et kust see vaimne pool läheb intellektuaalseks, sa ei saa sellest aru, aga see töötab. Ja me peame hakkama ülevalt alla looma asju, mitte alt ülesse. Füüsilisest vaimsesse me ei loo. Me loome vaimsest füüsilisse. Ja kui me võtame väga lihtsa näite, siia enne kui läheme kohvipausile, me kõik oleme kunagi vett keetnud. Kes on vett keetnud? Mis juhtub? Sa paned selle asja sinna elektripliidile, induktsioonpliidile, ma ei tea, gaasipliidile, paned kuumus alla, sa paned kuumust. Nüüd see kuumus, varsti hakkab vesi, siis tuleb gaas, või aur tuleb, aur. Nüüd sa paned, kui sul on veel mingi asi peale pandud klaasist, siis sa näed, kuidas aur sinna alla jääb ja moodustub kondents. Ja nüüd ühel hetkel tekib küllastumine, tekivad piisad, ta läheb tagasi. Mis on seos sinuga? Mitte miski ei teki ei millestki ega ei kao ei kusagile. Albert Einstein on öelnud, kõik on energia ja see on ainus asi, mis siin maailmas on. Ühti selle hea elu sagedusega, mida oma ellu soovid, ja sa ei saa midagi parata, sa saad selle. Mida me sel nädalavahetusel teeme? Me seadistame ennast õigele sagedusele selleks, et see hea, mida me tahame oma ellu, saaks meie juurde tulla. Aga selleks, et me püsiksime seal sageduse, siis me ei tohi hakata kruttima, on ju? Otsustasime ära, et see on klassikaraadio, mida tahan täna kuulata, siis on see klassikaraadio. Ei pane power hitti ja siis ütled, nõme kanal, üldse ei tule klassikamuusikat. Muidugi ei tule vale sagedus. Siis ei maksa öelda, et ma tahaks 10 000 eurot, ise oled 100 või 1000 euro sagedusel. Siin ei ole, sellel sagedusel ei ole 10 000, muidugi ei ole. Sa pead hakkama teistmoodi mõtlema. Ehk kõik toimib füüsikaseaduste järgi, mida nimetatakse ka loodusseadusteks, ja me ei saa neid eirata. Selle pommuudisega lähme, me võtame kohvi, ringutame, sirutame jalgu ja tuleme tagasi täpselt 11.35. Ehk siis me alustame. Mitte ei, siis ma mõtlen, kas ma käin veel tualetis ära.